NATO tippkohtumise esimene päev Ankaras on lõppenud ja me saame teha esimesed kokkuvõtted. Donald Trump teatas, et Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Venemaa diktaator Vladimir Putin tahavad kokkuleppele jõuda ning juba lähiajal sõlmivad nad siiski kokkuleppe, mis tähendab, et sõda Ukrainas saab peagi lahendatud. Trumpi sõnul rääkis ta hiljuti üsna pikalt Putiniga ja andis talle mõista, et parem oleks juba kokkuleppele minna. Kiievis sellesse eriti ei usuta ning Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov teatas, et Ukraina on valmis sõdima veel mitu aastat, kui Putin ei istu läbirääkimiste laua taha. Nad väidavad, et neil on kindlasti piisavalt vastupidavust. Zelenski ütles, et Ukraina kaugrünnakud Venemaa vastu on võtnud Moskvas kindluse, et neil on usaldusväärsed kaitstud tagalad ja see peaks kiirendama rahu saavutamist. Nagu Zelenski väljendas, tsiteerin, me oleme täielikult hävitanud Venemaa ettekujutuse strateegilise tagala olemasolust. NATO tippkohtumise kulisside taga räägitakse, et Trumpile meeldib, kuidas Ukraina Venemaad tabab. Ja ta kutsus veel kord üles selliseid rünnakuid suurendama, et sundida Putinit kokkuleppele minema. Kuid avalikult Ukraina teatas, et Ukraina kaugmaaraketid on neist ilma jätnud. NATOs valitseb ajalooline kindlus tagala olemasolus, kuid avalikult sellest ei räägita. Samal ajal toimuvad NATOs ajaloolised muutused. Ühelt poolt teatasid Ameerika Ühendriigid täna, et nad viivad üle relvade tootmise viimine Euroopasse puudutab Stingeri rakette, Atakamsi ja isegi tanke. Zelenski teatas, et osa relvatootmist viiakse Euroopasse, see puudutab Stingeri rakette, Atakamsi ja isegi Abramsi tanke. Teisest küljest loobub Euroopa strateegilistest kaugmaaradade lennukitest ja juhtimissüsteemidest ning läheb üle rohkem Ukraina ja Rootsi lennukitele. Trump lubas samuti sanktsioonid tühistada ja Türgile tagasi anda võimaluse omada F-35 lennukeid, millest Ankara oli ilma jäetud. Kuid need lennukid on varjatud lennukid. Trump lubas samuti Türgit sanktsioonid eemaldada ja lõpuks Ankara taas F-35 hävitajate programmi kaasata. Seda saavutust tunnustasid ametlikult Venemaa Riigiduuma liikmed, kes kutsusid venelasi üles, tsiteerin, mitte paanikasse sattuma kütusekriisi tõttu. Kui te sellest slängist mitte vibreerida aru ei saanud, siis Volodin kutsus venelasi üles mitte paanikasse sattuma ja mitte süüdistama Kiievit ega Ukraina droone. Ukraina presidendi administratsiooni juht Kirill teatas, et ukrainlased ei peaks virisema ega kurtma bensiinipuuduse üle. Pärast Ukraina rünnakuid olles kindlad tagala olemasolus. Üldiselt räägimegi sellest ja paljust muust selles saates. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, selles saates. Minu nimi on Aleksei Betši ja arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Täna on 7. juuli, teeme kokkuvõtte mööduvast päevast. Niisiis, täna 7. juulil algas Ankaras NATO tippkohtumine ja meil on juba terve rida olulisi avaldusi ning Ukraina presidendi administratsiooni juht Kirill, meil on juba terve rida olulisi avaldusi ja isegi allkirjastatud dokumente. Trump on intrigeerinud oma plaanidega lõpetada sõda Ukrainas ja oma pika vestlusega. Nad jäid ilma kindlusest usaldusväärse tagala olemasolus, kuid mina koos Zelenskiga Kiievis ütlesin, et see oli kronoloogiliselt esimene. Ukraina kaugmaa rünnakud Venemaa vastu, niinimetatud deep strike'id, võtsid Moskvast kindluse usaldusväärselt kaitstud tagalavööndite olemasolus ja see peaks kiirendama rahu saavutamist. Kiievis ütles Ukraina president Volodymyr Zelenski. Ja edasi ütles Kirill, et Ukraina kaugmaa rünnakud võtsid kindluse usaldusväärselt kaitstud tagalavööndite olemasolus. Pikka aega pidas Venemaa oma eeliseks tohutut territooriumi ja sügavat tagalat, kus sai ohutult paigutada sõjatööstust ja hoida tehnikat. Ja kõike, millest sõltub sõjapidamine, olles kindel, et sinna keegi ei ulatu. Aga meie suutsime. Zelenski kõnes räägiti muu hulgas ka löögist Omski naftatöötlemistehasele, mis asub 2500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Ja veel üks tsitaat Zelenskilt. Ukraina droonid murdsid läbi Venemaa kaitse ja tabasid Venemaa naftatöötlemistehas Siberis. See ei ole erand, see on uus reaalsus ja Venemaal ei ole jäänud ühtegi suurt naftatöötlemistehast, mida Ukraina poleks rünnanud. Need on muide rünnakud. Да, это, кстати, правда. Ukraina, erinevalt Venemaad Föderatsioonist, ei pea sõda naudingu ega geopoliitiliste ambitsioonide pärast. Me tõstame selle sõja hinda Venemaa jaoks ja sellega suurendame võimalusi rahu saavutamiseks. Siin märgin ka ära, et rünnak Omski naftatöötlemistehase vastu, mis on kogu Venemaa kõige võimsam naftatehas, toimus 6. juulil eelmisel päeval. Ja droonid tabasid BMS-seadmeid, nafta esmase töötlemise seadmeid. See on sisuliselt kogu tehase tuum ja süda.
Ja täna sai teatavaks, et Ukraina droonide rünnak peatas Omski naftatöötlemistehase töö. Reutersi allikate andmetel sai droonirünnakute tagajärjel kahjustada nafta esmase töötlemise seade AVT-10. See seade moodustab umbes 38% kogu selle ettevõtte tootmisvõimsusest. Lisaks tuli rünnaku tõttu peatada veel üks oluline seade AVT-11, mis tagab veel 37% tehase võimsusest. Teatatakse, et teise seadme pihta otsest tabamust ei olnud, kuid kuna selle kõrval põles teine seade ja lendasid rusud, sai ka see kahjustada. Lõpuks saab tehas praegu töötada vaid 25% oma võimsusest. Kuid otsustati tehase töö peatada ja proovida taaskäivitada konserveeritud avariinafta töötlusseadmed, et kahju kompenseerida. Samuti teatas täna NATO tippkohtumisel Zelenski, et Ukraina väed likvideerivad iga kuu umbes 30 000 Vene sõdurit. Tema sõnul hävitati ainult juunis peaaegu 28 000 Vene okupanti. Lisaks on Zelenski sõnul Ukraina relvajõududel olemas videokinnitused iga Vene okupandi likvideerimise kohta. Valdav enamus hävitati just droonide abil. Ja Ukraina presidendi sõnul ei tunne Ukraina, nagu ta väljendus, selle üle uhkust, et nad tapavad nii palju venelasi. Ja Ukraina lihtsalt fikseerib selliseid asju selleks, et näidata, et see on, tsiteerin, sõda, mida meie ei alustanud, kuid mida oleme sunnitud pidama. Samuti ütles Zelenski, et Ukraina peab olema NATOs, sest tema sõnul on NATO koos Ukrainaga tulevikuliit. Tsitaat. Kas te tõesti peate õigeks jätta NATOst välja riigi ja rahva, kellel on selline kaitsevõime potentsiaal? Kui meil on juba sellised võimalused olemas, siis on täiesti loogiline, et see potentsiaal saab osa alliansi kollektiivsest kaitsest. Siin on oluline märkida, et ilmselgelt nii Kiiev kui ka Moskva püüdsid tõsta panuseid just enne NATO tippkohtumist. Ukraina tugevdas kaugstreiki ning täna ründas ta ka droonidega praeguse seisuga juba 10 tankerlaeva Aasovi merel, mis üritasid kütust Krimmi toimetada. Eelmises saates rääkisime sellest, kuidas ühe öö jooksul, ühe ainsa ööga Ptah Madjara. See tähendab, et Ukraina relvajõudude droonisüsteemid ründasid korraga 8 tankerlaeva Aasovi merel, mis just üritasid bensiini Krimmi toimetada. И уже днем 7 июля ja juba 7. päeva jooksul päeval rünnati tankerlaevu samuti Aasovi merel. See tähendab, et praeguse seisuga on ööpäeva jooksul rünnatud 10 varilaevastiku tankerlaeva, mis üritasid bensiini Krimmi toimetada, ühte kaubalaeva ja ühte parlaeva, mis seisis Kertšis. Nii, lisas kõigele sellele tuleb veel üks uudis juurde lisada. Täna avalikustas Ukraina kaitseminister Mihhail Fjodorov üksikasjad erioperatsioonist Ashan. Selle raames võtsid Ukraina relvajõud venelastelt lihtsalt vähemalt pooleks aastaks võimekus ära, mistõttu nad ei suutnud suve alguses täiemahulist pealetunge alustada. Fjodorovi sõnul olid Vene okupandid sunnitud pärast Ukraina operatsiooni Ashan viima suure hulga tehnikat rindejoonelt minema. See on muide see, nagu öeldakse, terve inimese sõjaline erioperatsioon, just see siin. Ministri sõnul viidi erioperatsiooni esimene etapp läbi juba eelmisel aastal. Selle jaoks valmistati spetsiaalselt välja töötatud droonid, koguti vajalikud luureandmed ja valmistati ette ulatuslik löök vaenlase tehnikale sügaval tagalas. 3 ööpäeva jooksul tabasid Ukraina kaitsejõud 949 vaenlase sihtmärki. Mõned nädalad tagasi toimus selle operatsiooni teine etapp. Seekord oli peamiseks sihtmärgiks vaenlase suurtükivägi. Operatsiooni teise etapi jaoks töötati välja uus laskemoon, suurtükiväe hävitamiseks. No, mõeldakse uut tüüpi drooni koos laskemoonaga. Tulemuseks oli 231 tabatud sihtmärki. Kokku tabasid Ukraina kaitsejõud operatsiooni Ashan 2 etapi jooksul 1180 vaenlase sihtmärki. Ja kõik see tehti droonide abil, ainult droonidega ja ilma riskita Ukraina sõduritele eesliinil. 2025. Aasta mais algas erioperatsioon Ashan.
Mitme kuu jooksul andsid kaitsejõud koos laserüksuse ja 412 brigaadi Nemesis osalusel kõige rängemaid lööke vaenlase jõududele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Tehnika, ressursid, logistika. 949 tabatud ja hävitatud sihtmärki kaugusel üle 50 kilomeetri rindejoonest. Kaitsejõudude koordineeritud töö nõrgendas oluliselt vaenlase ründepotentsiaali. Kaotuste taastamiseks kulustan kuid. 2026. Aasta juunis viidi läbi operatsiooni Artashan uus etapp, mis keskendus vaenlase suurtükiväele. Seekord lõid kaitsejõudude üksused koordineeritult okupantide haubitsate pihta Hersoni, Zaporižja, Donetski ja Starobilski suundadel. Tulemuseks tabati 231 sihtmärki, neist 171 hävitati. Nöökide tõhusust kinnitasid objektiivse kontrollivahendid ja side pealtkuulamised. Juba esimesel päeval vähenes Vene vägede aktiivsus kogu rindel 30–81% võrra. Kokku tabati erioperatsiooni Ashan käigus 1180 sihtmärki. Iga tabatud sihtmärk tähendab vähem tuld Ukraina positsioonide ja linnade pihta. Iga selline operatsioon nõrgestab vastast ja lähendab hetke, mil ta kaotab võime lahinguväljal oma tingimusi peale suruda. Töö jätkub. Vladimir Putin püüdis omalt poolt avaldusega, et väidetavalt on vallutatud Konstantinivka Donetski oblastis ja väidetega, et venelased liiguvad kogu rindejoonel pöörase kiirusega edasi, avaldada muljet Donald Trumpile. Ma tuletan meelde, et ma ei mõtle seda ise välja, see on tema otsene kõne. Esiteks teatas ta ise, et Konstantinivka on vallutatud, kuigi seda pole tehtud. Teiseks rääkis ta ise kadettidele, mäletate, ta kogus nad Kremlisse ja teatas neile, et pole ühtegi rindelõiku, kus venelased ei liiguks edasi. Ta ütles, et mitte ühtegi. Kogu rindejoon liigub edasi. Need on tema sõnad. Ja ilmselt püüdis ta nende väidetega kuidagi Donald Trumpi üllatada, et too ütleks, vau, te ikka sõdite tõsiselt. Jah, tuleb sundida Zelenskid läbirääkimiste laua taha istuma ja territooriumid loovutama. Ja siin kiitles Putin veel Trumpile oma barbarlike rünnakutega elumajadele Kiievis. Ja just siin selgus, et Putini avaldused Venemaa vältimatu võidu kohta ei avaldanud Trumpile muljet. Trump väitis, et tema arvates suudavad Ukraina ja Venemaa sõja lõpetamises kokkuleppele jõuda. Ameerika president meenutas, et tal oli üsna pikk vestlus Venemaa diktaatori Vladimir Putiniga, pärast mida ta helistas Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile. Edasi Trumpi tsitaat. Ma arvan, et nad mõlemad tahavad kokkuleppele jõuda. Kahju, et see nii kaua aega võttis, aga ma arvan, et midagi tuleb, midagi õnnestub. Samuti märkis ta, et Türgi liider Recep Tayyip Erdogan aitab rahupüüdlustes, et lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu. Siin märgin ka ära, et Suspilna allikad teatasid, et tõepoolest eile, 6. juulil, pidas Trump telefonikõnesid Zelenski ja Putiniga, kuid neist vestlustest avalikult ei teatatud. Nii et on lootust, et läbirääkimiste protsess tõesti liigub edasi ja on optimistlikke prognoose, et talveks võib vähemalt toimuda sõjategevuse peatamine. Kuigi mina isiklikult kutsun üles sellistesse prognoosidesse väga ettevaatlikult suhtuma. Väga ettevaatlikult. Sest teisest küljest teatas Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov täna ootamatult, et Ukraina on valmis Venemaaga aastaid sõdima, kui rahuläbirääkimised ei too tulemusi. Nagu öeldakse, ressursse ja vastupidavust on nüüd piisavalt. Eraldi ütles Donald Trump, et ta ei suuda vaadata seda, mis toimub lahinguväljal Ukrainas. Järgneb tema tsitaat. Ma nägin neid pilte nendelt lahinguväljadelt. See on droonisõda. See on sõda droonide kasutamisega. See on täiesti uus tehnoloogia. Inimesed ei usu isegi, kui julm see sõda on, aga mina olen näinud lahinguvälju. Edasi ütles ta, et ta mõnikord isegi palub mitte neid fotosid talle näidata, sest tal on raske neid vaadata ja nii edasi. Знаете, Teate, ma loodan, et Donald Trumpile näidati ka veel, vähemalt paar fotot Venemaal põlevatest naftatöötlemistehastest.
ja venelaste tohutuid järjekordi tanklates, lootes saada vähemalt 20 liitrit bensiini, mis on veel pealegi kehva kvaliteediga. Miks kehva kvaliteediga? Praegu, kui avata ükskõik millise Venemaa avaliku grupi, siis kõik kirjutavad, et nende autod hakkasid juba lagunema, sest bensiinis on sellised lisandid, et autod lihtsalt lähevad katki juba 100 kilomeetri pärast. Muide, täna ütles Venemaa Riigiduuma spiiker Volodin, et teda juba ärritavad need tanklates virisevad venelased. Ta ütles, et te ajate mind tõesti närvi. Seetõttu kutsus ta neid, tsiteerin, mitte paanitsema kütusekriisi pärast. Aga sellest räägime natuke hiljem veel. Siin ei taha sellele tähelepanu pöörata, natuke hiljem tuleme selle juurde tagasi. Praegu pöördume tagasi Trumpi juurde. Ja Trump ei rääkinud ainult Ukrainast. Varem ütles Trump, et ta ei tahtnud üldse sellele NATO tippkohtumisele minna, aga tuli ainult sellepärast, et see toimub Türgis. Seda nimetab ta oma sõbraks. Ja nüüd on Donald Trump ilmselt valmistanud 2 kingitust Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoganale. Ta andis mõista, et lubab Türgil USA-lt F-35 hävitajaid osta. Samuti teatas ta, et Washington tühistab Türgi suhtes kehtestatud sanktsioonid, mis kehtestati seoses Ankara poolt Vene õhutõrjesüsteemide S-400 ostmisega. Lihtsalt tuletan meelde, et just Trump ise algatas need sanktsioonid oma esimese presidendi aja jooksul. Nüüd ütleb ta, ei sobi rääkida halvasti sõprade kohta, sanktsioonid tuleb tühistada. Ilmselt on ta juba unustanud, et just tema ise need kehtestas. Suhete taaskäivitamise raames Türgiga uurivad USA võimalus kinnitada, et Türgi on täitnud F-35 müügitingimused, nõudes samal ajal jätkuvalt, et Ankara loobuks neist Venemaa S-400 süsteemidest. No pealegi Venemaa sõjas Ukraina vastu näitasid nad end ikka väga halvas valguses. Just nende õhutõrjeraketikomplekside soetamine 2019. aastal provotseeris USA sanktsioonid ja keeldumise müüa F-35 hävitajaid. Ja nüüd, allikate sõnul, on Türgi valmis kompromissiks, mis hõlmaks USA tehnilist järelevalvet. Kuid samal ajal võiks see säilitada raketid erandlike olukordade jaoks, mis ohustavad riigi julgeolekut. See tähendab, et laseme need S-400 konserveerida, las ameeriklased vaatavad ja näevad, et need ei tööta. Nad on lihtsalt konserveeritud, suletud, seisavad ja ei tööta. Aga kui äkki, jumal hoidku, peaks neid kunagi vaja minema, siis saaksime neid kasutada. Erdogan teatas, et on juba saanud lubaduse 5 F-35 lennuki tarnimiseks, kuid ei täpsustanud ühtegi detaili. Kuid oluline on mõista, et USA kongress peab mõlemad otsused veel heaks kiitma. Nii sanktsioonide tühistamise kui ka lennukite osas. Kuid pole mingit garantiid, et kongress seda teeb. Iisrael on aktiivselt vastu sellele, et Türgile müüdakse F-35 lennukeid. Peaminister Benjamin Netanyahu ütles eelmisel päeval, et see rikub jõudude tasakaalu Lähis-Idas, kus kõige kaasaegsemad relvad on just Iisraeli käes. Tema sõnul ei meeldi Türgi tugevnemine ka USA araabia liitlastele selles piirkonnas. Seda tugevnemist ei soovi ka Kreeka, kuna Türgi jätkab Põhja-Küprose kontrollimist, mille ta hõivas 1974 aastal. Aga Lähis-Idas toimuva kohta ilmus täna eraldi saade, seega minge YouTube'i kanalile ja vaagake see kindlasti ära. Siin arutame siiski edasi NATO tippkohtumise tulemusi. Just NATO tippkohtumisel kerkis täna ootamatult esile Hiina teema. Reuters teatab, et Norra soovib, et Hiina aitaks Venemaad Ukrainaga läbirääkimiste laua taha tuua. Norra peaminister Jonas Gahr Støre kutsus isegi Hiinat üles kasutama oma sidemeid Venemaa juhtkonnaga, et aidata kaasa Ukraina sõja läbirääkimiste teel lahendamisele. Tema sõnul oleks see kasulik ka Pekingi suhetele Euroopaga. Selle avalduse tegi ta esmaspäeval pärast kohtumist Hiina välisministri Wang Yiga Oslos. Støre sõnul oli nende vestluse suurim osa pühendatud just Ukrainale. Sellest rääkis ta täna NATO tippkohtumise raames. Norra ametnikud kutsusid hiinlasi üles edastama pesemata venelastele, et Ukraina läbirääkimised peaksid algama ilma igasuguste tingimusteta. Lihtsalt praeguse rindejoone alusel, ma räägin praegu Putinist, istuks maha ja alustaks läbirääkimisi. Esimene samm peaks olema relvarahu kehtestamine praeguse rindejoone alusel. Nagu ütles Støre, tsiteerin, see on juba iseenesest suur järeleandmine Ukraina poolt, sest see on nende territooriumi piires.
Ja nüüd sidus tere otseselt Venemaa sõja Ukraina vastu ja Hiina ning Euroopa vahelised suhted. Tsitaat. Euroopa ja Hiina vahel on suur potentsiaal sügavamaks koostööks, kuid seni, kuni see sõda jätkub ja Hiina on Venemaa lähedane partner, piirab see seda võimalust. Kuid pärast seda teatas Ukraina välisminister Andrei Sibiga, et pärast kohtumist sellesama Wang Yiga ta sai kutse külastada Hiinat. Hiinaga kahepoolsete kontaktide aktiivistamise raames, sealhulgas ka kõige kõrgemal tasemel. Praegu rohkem üksikasju pole, kuid Hiina aktiivsus võib taas viidata läbirääkimisprotsessi elavnemisele. Samal ajal toimub juba homme Donald Trumpi ja Volodõmõr Zelenski isiklik kohtumine. Ukraina president on juba teatanud, et tal on kohtumiseks võitluslik meeleolu ning arutusele tuleb muuhulgas ka Patriotide tarnimise küsimus, et kaitsta Ukrainat Venemaa ballistiliste rakettide eest. Kuid eurooplased on skeptilised. Nagu kirjutab Bloomberg, Euroopa liitlased tunnistavad, et Ukraina on tugevdanud oma läbirääkimispositsioone tänu droonide tootmise arendamisele ja sõjakogemusele. Samal ajal hindavad nad ettevaatlikult ees ootava Trumpi ja Zelenski kohtumise väljavaateid. Agentuuri vestluskaaslaste sõnul toimuvad Trumpi ja Zelenski läbirääkimised tõenäoliselt heas õhkkonnas. Kuid USA presidendi ettearvamatu iseloomu tõttu puudub kindlus, et need lõpevad konkreetsete otsustega. Euroopa ametnikud ei oota samuti, et Trump suurendaks pärast läbirääkimisi oluliselt survet Venemaale. Jutt käib nii uutest sanktsioonidest kui ka Ameerika relvade tarnimise taastamisest Ukrainale. Aga vähemalt kõik Euroopa liidrid ootavad, et Trump ei hakka takistama Ukrainat ja Euroopat Venemaa kiviaega tagasi surumast. Ja nagu ma lubasin, toon saate lõpus teile uudise peeglitagusest maailmast, et te saaksite naeratada. Venemaal jätkub kütusekriis. Täna keelas Jaapan näiteks venelastele lennukikütuse tarnimise, mida nood väga pisarsilmi jaapanlastelt palusid. Aga nagu täna teatas Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin, peaksid venelased lõpetama virisemise ja mitte paanitsema kütusekriisi ees. Ja tuleb, ütleb ta, koonduda raugastunud juhi Putini ümber ja mida teha? Kannatada. Kannatage, istuge ja kannatage. Tema sõnul mängib venelaste paanika ainult Venemaa vaenlastele kätte, kes püüavad riigi majandust hävitada. Edasi toon Volodini tsitaadi. Kui me seisame silmitsi väljakutsetega, hakkame värisema, paanikasse sattuma, siis see kõik on vastasele kasulik. Tuleb endale aru anda, tuleb osata lööki taluda ja lõpuni minna. Taheti meie finantssüsteemi kokku kukutada, ei õnnestunud. Taheti meie majandust tükkideks rebida, ka see ei õnnestunud. Ja lõpuks ilmselt oli Volodin sisse hinganud halva bensiini aure ja teatas, et, tsiteerin, oluline on meeles pidada, et SVO ehk erisõjalise operatsiooni osalejad Ukrainas võitlevad meie riigi tuleviku eest olukorras, kus kogu lääs on Venemaa Föderatsiooni vastu. Teate, ma vastan Volodinile. Tuletan meelde, et kuni aastani 2014, enne kui need pesemata venelased Ukrainasse tungisid, käis kogu Euroopa venelastega aktiivne kaubandus. Ja isegi ei mõelnud Venemaa vastu olla. Oli suurepärane Angela Merkel, kes hoopis kaitses Putinit, käis tema juures, surus tal kätt, tegi endale häbi, ajas äri ja nii edasi ja nii edasi. Mitte midagi sellest ei olnud. Aga Volodin ütleb, lääs on meie vastu üles tõusud, tahab meid hävitada ja nii edasi. Seega, mis siis venelased, kas kannatame ära? Tuletan meelde, et see pingeline olukord venelaste seas kasvab terava kütusekriisi tõttu, mis on haaranud peaaegu kõik Moskva kontrolli all olevad piirkonnad, välja arvatud seni Tšukotka. Ukraina kampaania tulemusena Venemaa naftatöötlemise objektide hävitamiseks kehtestati kõikjal kütuse müügile piirangud ning keelati kütuse tankimine kanistritesse. Ja järjekorrad tanklatesse on mõnes kohas juba orbiidil olevatelt satelliitidelt nähtavad. Aga nagu ütles Volodin, venelased kannatage, sest teie loosung on olla kannatajad. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse mõtted selle kohta selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, pange like ja vajutage kellukesele. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.